Hileri, palju õnne! Täna jälle võit ja saad võitu nautida. Kuidas see võit sulle täna tuli? Aitäh! Võit ei tulnud väga lihtsalt, sest kohe alguses oli väikseid äpardusi, et staadionilt minnes murdsin suusakepi, aga õnneks üks hea pealtvaataja andis mulle uue, nii et ma sain kohe sõitu jätkata, aga ma jäin küll esialgu pundi lõppu ja siis sealt edasi proovisin juba vaikselt jälle ettepoole liikuda. Teil vist vahepeal seal Heidi Raju, siis ka Terje Piirmann, sina oli selline silmside ka rajal olemas? Jah, Heidi läks küll eest ära, aga Terjega me sõitsime tükk aega koos ja siis 10 kilomeetrit enne lõppu siis mul õnnestus Terjest lahti saada ja kõige raskema tõusu peal siis hakkas ka Heidi paistma ja siis tekkis lootus ka võidule jälle. See andis sulle ilmselt jõudu juurde ja Heidil seda jõudu jaksu finiši eel võtta polnud? Jah, selge see, et kui sul tekib lootus võidule sõita, et siis tuleb emotsiooni pealt juba palju jõudu juurde, nii et nii ta oli. Kui möödusid, kas ta üritas veel sul järel püsida või andis kohe alla? Ikka üritas, et natukene maad sõitsime kõrvuti ja siis ikka läksin oma teed. Kummas tehnikas maratonid sulle rohkem meeldivad, kas uisusammust sõidetavad või klassikatehnika maratonid? Mulle meeldib ikkagi uisutehnika rohkem, sellepärast et siis ei ole seda määrdega jamamist, et siis on suusk alati kindlalt hea all, et ka täna mulle tundus, et Terjel oli pidavam suusk ja alguses mul oli lausa tegu, et tõusudel temaga sammu pidada, aga kui distantsi teisel poolel oli rohkem lauskmaad, siis oli minul jälle libedam suusk ja see õigustas ennast. Kes sul täna suusad ette valmistada aitas? Ikka abikaasa Allar Kivil, et tema on suusatreener ja mõistab seda ametit väga hästi. Ma arvan, et kuna see klassikatehnika võit, siis seda magusamini ta sulle maitseb. Kindlasti. Aga palju õnne sulle selle võidu puhul veel kord. Aitäh!